Liibanoni president Joseph Aoun väljendas ettevaatlikku lootust Washingtoni ja Teherani vahelise kokkuleppe suhtes, et see võiks samuti lõplikult lõpetada Iisraeli ja Hezbollah vahelise konflikti. Pakistani vahendajad ja Iraani ametnikud väidavad, et see relvarahu hõlmab kõiki rindeid, sealhulgas Liibanoni. Ameerika Ühendriikidelt pole ametlikku teadet ja Iisrael ütleb, et see pole võimalik. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisraeli kaitsevägi jääb turvatsoonidesse Liibanonis, Süürias ja Gazas ning hoiatas, tsiteerin, kui Iraan ründab Iisraeli Liibanonis toimuvate sündmuste tõttu, siis me ründame neid kogu jõuga. Täna on juba Liibanoni meedias teateid Iisraeli rünnakutest Lõuna-Liibanonis. Siin on, mida Iraani välisministeeriumi pressiesindaja ütles 2 rinde sidumise kohta. Lubage mul rõhutada, et Liibanon ja sõja lõpp Liibanonis on lahutamatu osa sõja lõpetamise kokkuleppest. Oleme varem näidanud, et oleme selles küsimuses otsusekindlad. Sõja lõpetamine ja relvarahu saavutamine Liibanonis oli osa 8. aprilli kokkuleppest ja me tõestasime praktikas, et võtame seda tõsiselt. Meiega on nüüd liitunud David Dowd, Fondi for Defense of Democracy's vanemteadur, kes keskendub Hezbollah'le ja Liibanonile. David, mida see hetk Liibanoni jaoks tähendab? Kui Iraanil õnnestub siduda Liibanoni küsimus selle kokkuleppe allkirjastamisega, kas see tuleb Liibanoni presidendi ja peaministri arvelt, kuna neil pole seni õnnestunud Iisraeliga otseste läbirääkimiste kaudu relvarahu saavutada? Kas see õnnestab suuremas plaanis Liibanoni riiki? Aitäh, et mind saatesse kutsusite. Väga hea küsimus. Ausalt öeldes ma ei tea, sest oleme näinud palju retoorikat president Aounilt ja peaminister Nohaf Salamilt, mis rõhutab suveräänsust. Ja see on taas teretulnud muutus võrreldes nende eelkäijatega. Ma mõtlen, eelmine president Aoun, Michel Aoun, jäi täiesti ükskõikseks, kui Iraan tegi väga selgeks, et neid ei huvita üldse Liibanoni suveräänsus. Nii et president Aounile tuleb anda ka teatud tunnustust, kuid nad on olnud ka ebajärjekindlad. Nii tema kui ka peaminister Nohaf Salam on mõnikord öelnud, et Liibanoni-Iisraeli läbirääkimiste käiku ei saa täielikult lahutada Islamabadi protsessist. Ja ma arvan, et ma tsiteerin seal peaminister Noah Salami, mis tähendab, nagu teate, USA ja Iraani läbirääkimisi. Nii et see element on olemas. Aga isegi kui relvarahu saavutatakse USA vahendatud Iisraeli-Liibanoni suunal, siis praktiliselt mis vahet seal on, kui Liibanon jääb nii palju, kui me näeme, soovimatuks ja võimetuks Hezbollah'd ohjendama. Kui peaminister Noah Salam ütleb vaid mõned nädalad tagasi, et relvitustamise küsimuses peab see olema sisemine arutelu, siis tähendab see, et minnakse tagasi selle dünaamika juurde, kus Liibanon üritab Hezbollah'ga rääkida, palub Hezbollah'al väga viisakalt relvad maha panna ja Hezbollah ütleb ei. Nii et mis mõte on üldse rääkida Liibanonist, Liibanoni suveräänsusest, isegi kui see saavutatakse kahepoolsete läbirääkimistega, isegi kui relvarahu saavutatakse kahepoolselt Jeruusalemma ja Beiruti vahel, kui te ei suuda, kui Beirutina te ei taha ega suuda täita kõige elementaarsemat suveräänsuse tingimust, oma territooriumi kontrollimist. Unustame Iraani, kujutame ette, et Hezbollah ei ole Iraaniga seotud. See on tegutseja Liibanonis, kes ei allu Liibanoni riigile ja te ei suuda neid kontrolli alla saada. Nii et ülejäänu on lihtsalt silmakirjalikkus, kui minult küsida. Kui me seda kokkulepet vaatame, siis kui Iraanilt sanktsioonid eemaldatakse, kuidas kasutab režiim seda tõenäoliselt selleks, et suunata raha tagasi oma käsilasele Hezbollah'le. Ja praegu, kui palju vajab Hezbollah seda Iraani toetust pärast igapäevaseid rünnakuid Iisraeli poolt? Ma arvan, et me ei peaks ülehindama nende rünnakute mõju Hezbollah'as finantsidele. Ma tean, et on teatud hääli, kes tahavad seda võimendada, sealhulgas Liibanoni Hezbollah vastasest leerist, kes soovivad liialdada Hezbollah finantsraskuste mõju. Ja me oleme seda aastaid kuulnud, et Hezbollah on finantsiliselt kokku kukkumas. Ma mõtlen, kui nad on kunagi mingit sisemist struktuuri ümber korraldanud ja nii edasi, ma arvan, et Hezbollah, vaata, kas neil on piiranguid, loomulikult. Kas nad on finantskrahhi äärel? Kindlasti mitte. Iraan, need vahendid, mis vabastatakse, need Iraani vahendid, mis vabastatakse, aitavad kindlasti Hezbollah'd, ükskõik kui suur see summa lõpuks ka poleks. Hezbollah ei vaja Iraanit palju. Nad oskavad sõdida ja toime tulla väheste vahenditega. Aga ärgem unustagem, et Iraan ei ole ainus rahastaja Hezbollah'le. See on Iraani strateegia, sest Iraan tahab, et Hezbollah oleks lõpuks iseseisev tegija, kes on Iraanile lojaalne. Mitte sellepärast, et nad saavad relvi või raha, vaid ideoloogia tõttu. Hezbollah on aastate jooksul arendanud välja oma iseseisvad rahastamisallikad, nii Liibanonis kui ka väljaspool seda.
Mõned neist on ebaseaduslikud, kuritegelikud ettevõtmised, millega Hezbollah tegeleb. Narkootikumid, relvade salakaubavedu, rahapesu ja kõik muu selline. Aga mõned on seaduslikud. Teate, kui need poleks seotud olnud terroriorganisatsiooniga, oleksid muidu täiesti seaduslikud. Mõned rahad tulevad annetustest välismaalt. Nii et Hezbollahal on oma rahastamiskanalid ja nende kulud, mida nad peavad katma, ei ole meeletud suured. Ma mõtlen, teate küll, neil on vaja tegeleda ülesehitustöödega, aga see ei ole kümnete miljardite dollarite suurune summa. See on umbes 11 kuni 12 miljardit dollarit. Ja Hezbollah peab lihtsalt kuidagi selle summaga hakkama saama, et kuidagi edasi toimetada. Ja mis puudutab nende võimsate sõjaliste võimete ülesehitamist ja taastamist, siis nad toetuvad FTV-dele. Nende sõjalise võimekuse taastamine ei nõua palju raha. Hezbollahi jaoks saab tõeliseks väljakutseks olema organisatsiooniline ümberkorraldamine. Seal näeme, kuidas Iraan aitab, nagu oleme näinud ka viimase 15 kuu jooksul enne sõja taaskäivitumist. Ja šiitide enda poolel hoidmineks. Seda saab saavutada raha jagamisega aja jooksul, kas kiiresti või väikeste summade kaupa. Kuidas Süüria sellesse sobitub, eriti kui Iisraeli justkui takistatakse, kui on vaja täielikult Hezbollahga tegeleda? Trump oli survestanud Süüriat tegema rohkem Hezbollah piiramiseks, kuid kas see on endiselt prioriteet, eriti kui Iisraeli püütakse tagasi hoida? Kas Trump võiks oma tähelepanu Süüriale suunata? Vaata, ma arvan, et Süüria võib olla kasulik osapool. Minu kolleeg Ahmed Shauri ja mina kirjeldasime just ühes artiklis täpselt, kuidas Süüria saab aidata. Süüria on väljendanud huvi puudumist Liibanoni sisenemise ja selle taasokupeerimise vastu. Ma arvan, et see on positiivne. Ja Süüria on näidanud üles valmisolekut takistada raha ja relvade saatmist Hezbollahile. Oleme näinud regulaarseid kinnipidamisi. Probleem on selles, et Süüria on kodusõja järgsel ajastul endiselt killustatud riik. Siin on uued võimud, kas sa usaldad neid või mitte, nad pole ikka veel oma territooriumi üle kontrolli kindlustanud. Ma arvan, et nad tõesti vihkavad Hezbollahad, seal on sektantlik vihkamine. Hezbollah on Süürias aastaid verd valanud, seega on neil vaen Hezbollahi vastu. Ma ei usu, et nad tahaksid vabatahtlikult Hezbollahi tegevusele silma kinni pigistada. Aga nagu öeldud, Süüria on endiselt killustatud, võimud on uued. Nende võime oma territooriumi üle kontrolli kindlustada on piiratud nende nappide ja väga piiratud vahenditega. Ja sul on etnosektantlikud pinged, mis tõmbavad keskuse juurest eemale. Trudžid lõunas, kurdid, alaviidid. Nii et kõik need tegurid kokku takistavad Süürial hoolimata tema tahtest omada võimet, mis on omamoodi vastupidine Liibanonile, millel minu arvates see võimekus on olemas. Liibanoni armee eriti praegu on minu arvates palju võimekam jõud kui Hezbollah. Kuid tal puudub tahe Hezbollahi vastu tegutseda võimalike tagajärgede tõttu. Süüria puhul on see vastupidi. Siin on olemas tahe, aga puuduvad ressursid. David Dowd, tore, et olete täna meiega i24 News Englishis. Hindame alati teie teadmisi. Aitäh! Siin stuudios on endiselt minuga endine Iisraeli suursaadik Ühendkuningriigis Mark Regev ning meiega liitub nüüd ka julgeolekuekspert Jonathan Regev. Suursaadik Regev, ma soovin alustada teiega, kui räägime sellest, mida me edaspidi näeme sellest 60-päevasest läbirääkimiste perioodist, mis puudutab Liibanoni küsimust. Kuidas saab Iisrael veenda Washingtoni, et Iisrael peab säilitama vabaduse tegutseda, et tulla toime selle Iraani toetatud terrori käsilasega? Nagu te teate paremini kui enamik, on Iisrael tänaseni Lõuna-Liibanonis, kuni ja mõnes kohas isegi üle Litani jõe. Nüüd relvarahu, nii nagu mina sellest aru saan ja nagu öeldi, toetavad ameeriklased seda seisukohta, et Iisrael võib jääda Lõuna-Liibanoni, me saame seal oma kontrolli tugevdada ja hävitada Hezbollah infrastruktuuri. Ja loomulikult, kui Hezbollah meid ründab, võime vastata. Ja ma arvan, on väga lihtne öelda, et Iisraelil on õigus end kaitsta. Aga see, mis juhtus päev tagasi, kui Iisrael vastas Hezbollah tulele, tabades Lõuna-Beiruti Dahija linnaosa, näitab, et see pole ainult sõnad, vaid ka teod. Nüüd vähemalt avalikult distantseerus Trump sellest Iisraeli rünnakust Beirutis, mis oli vastuseks nende raketitulele Iisraeli pihta. Seega ma väidan, et oluline pole mitte ainult see, mida Iisrael ütleb, vaid ka see, mida Iisrael teeb. Ja me oleme tõmmanud liivale joone ning ütleme, et relvarahu või mitte. Iisrael, kui me ütleme, et tegutseme end kaitstes Hezbollah vastu, siis need pole ainult sõnad, vaid ka teod, isegi kui Ameerika Ühendriigid pole täielikult meiega nõus. Ja me läheme sellesse uude relvarahu olukorda selle raamistikuga, selle arusaamaga. Iisrael tegutseb Hezbollah vastu siis,
kui meil on vaja end kaitsta. aga siiski Liibanoni kodanikud täna, Jonatan, oleme juba näinud pilte, kuidas nad naasevad mõnda evakueeritud linna ja külla Lõuna-Liibanonis, kus Iisraeli kaitsevägi oli tegutsenud. Kellele see nüüd ohtu kujutab? Kas see kuulub Iisraeli kaitseväe või Liibanoni relvajõudude vastutusalasse? Kellele tekitab see rohkem dilemmasid selles piirkonnas tegutsemisel, kuhu Hezbollah on imbunud? Nende kokkulepetega on probleemiks see, et neis on liiga palju auke. Sama on näiteks Gaza puhul. On olemas kokkulepe, mingi vastastikuse mõistmise memorandum, aga seal on liiga palju auke, liiga palju küsimusi, millele pole vastuseid. Mis saab näiteks nendest inimestest? Ühelt poolt on see nende kodu, need on nende külad. Teiselt poolt teame, et Hezbollah kasutas neid külasid eesliini komandopunktina, et tungida Iisraeli. See on ikka ja jälle avastatud. Kaitseminister Israel Katz ütles täna hommikul, et Iisrael jätab need alad endale. Ja mitte ainult, ta hoiab need alad elanikkonnast ja terrori infrastruktuurist vabana. Mis siis saab? Oleme kuulnud, et nende inimeste pihta, kes tagasi tulevad, on tulistatud. Mitte selleks, et kedagi tappa, vaid selleks, et takistada inimeste tagasitulekut. Oleme samuti kuulnud, et Liibanoni armee on paigaldanud mõned teetõkked, et takistada nende tagasitulekut. Aga me räägime sadadest tuhandetest inimestest, kes lõpuks leiavad tee tagasi, keda loomulikult toetab ja julgustab seda tegema Hezbollah. Väga palju küsimusi ja mitte ühtegi vastust. Ma arvan, et alustame küsimusest, kas Iisraeli armee jääb piirkonda, mis puudutab Iisraeli. Vastus sellele on kindlasti jah. Aga kuidas on Liibanoni relvajõududega? Isegi kui nad tahaksid minna mõnda kohta, kust Iisrael on lahkunud, on meil need piloottalad. See peaks olema seotud viimase vaherahu kokkuleppega, mis sõlmiti Washingtoni vahendusel Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kas me näeme nendes piloottalades seni mingit edu, et Liibanoni relvajõud suudaksid tegelikult tagada, et Hezbollah ei naaseks nendesse piirkondadesse Litaani jõest lõuna pool? Me ei näe mingit edu ja ma arvan, et see oligi algusest peale määratud läbi kukkuma, aga eriti nüüd, sest taas kord on selle kokkuleppe kohta palju küsimusi. Aga üks asi on selge. Hezbollah on taas saanud Liibanonis suure võimu, sest tal on piirkondlik jõud, kes teda toetab. Ma arvan, et Iraani ähvardus anda vastulöök igaühele, kes ründab Hezbollahi positsioone, on suunatud Iisraeli vastu, aga mitte ainult Iisraeli vastu. Sest see Ameerika Ühendriikides peetud Iisraeli ja Liibanoni vahelised arutelud nõudsid, et Liibanoni armee desarmeeriks mingil moel Hezbollahi. Ja Iraan ütles, et igaüks, kes ründab Hezbollahi, sellele vastame kättemaksuga. Kuidas see siis õnnestuda saab? See võib õnnestuda. Julgeolekuanalüütik Jonatan Regev, hindan alati teie julgeolekualaseid teadmisi.